6. käik. Ikka grill, 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 ikka hea hind. Ikka grill, 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 ikka hea hind. Kõik, mis vaja grilli peale või grilli kõrvale. Ikka Maximast. Ja tervist. Taas kord kokku tulnud 6. käik rallisaade ja loomulikult sellepärast, et meil neljapäeva hommik kell 11 on käes. Mõne tunni pärast algab Sardiinia ralli testikatse ja homme siis läheb juba päris ralliks lahti. Ja nagu tavaks viimasel ajal mina, Eido Kaljurand, olen siis sellise saatejuhi rollis, minu vastas Lääne-Virumaalt kohale tulnud Roland Poom ehk meie kuulus ralli ekspert. Ja siin ma olen, pikk tee selja taga, kohal olen, unine, väsinud. Nagu alati. Aga valmis tooma teieni parimaid palasi ralli eel juba täna. Väga ilus. Ja loomulikult meil on ikkagi seal särtsaikaid Sardiinia naisi hullutavas meie oma Lõuna-Eesti mürataru Kasparuus. No tere, Kaspar, et saan aru, et sa jõudsid juba kolmapäeva õhtul kohale, et oled seal jõudnud juba hullutada. Buongiorno. Eile õhtul jõudsin ja käisin siin, eile oli hetke aega ka, käisin vaatasin ringi natuke, hullutamiseks ei läinud. Aga minu lemmik Itaalia kööki sai proovitud. Üllatult kallis on siin isegi, ei ole väga odav koht. Aga ei... Sa oled lihtsalt vaene mees, võib-olla. Ma olen, palgapäev on täna alles, nii et... Pea vastu siis seal näljas. Aga see Olbia on üsna pigem väsinud sadama linna, et siin on see viimased aastad on see roteerunud Alghero ja Olbia vahel, et ma ise Algheros jälle käinud, aga saan aru, et too on hoopis ägedam koht, et on niisugused ägedad liivarannad ja normaalne väljak ja vanalinn ja värgid, et siin seda jääb natuke vajaka, aga mis seal ikka vähemalt on niisugune äge uus piirkond kirjas. Kas see Olbia, kas on seda rallit seal tunda ka, et kui suur see koht on, et kas kui kõnnid linna peal, kas siis igal nurgal karjub see ralli sulle silma või siis pigem on see, et pead ikka sinna ralliparki minema, et näha, et näed, siin linnast ka toimub midagi? See linn on väike, ma ei tea, mingi 50-60 000 äkki. Aga ma olen sellest ralli meediakeskusest ja rallipargist ütleme vähem kui kilomeeter ja kui sa siiamaani ühtegi silti väga näinud ei ole kuskil, et rallipargi juures muidugi saad aru, et saad rallipargis, aga 500 meetrit eemale ei ole mitte ühtegi märki, et see ralli toimuks. Et tavaline linnapilt ja turistid ja kohalikud pead ringi, et mingit ülisuuri silte kuskil ei näe. Mõnes kohas on olnud juba lennujaamades, väiksemates kohtades, näiteks Rootsis on juba lennujaamas aru, et ralli toimub, aga siin on selles mõttes mingit ülisuurt promo ei ole tehtud. No üks asi, mis on võib-olla selle ralli üks suur jututeema on ikkagi see ilm, et saan aru, et seal vist lubab selline 35 kraadi, ja ega vist seal vihma ei ole tulnud, et ega seal sõitjad päris karmid 3 päeva selles vaates ootavad. Jaa, ootad küll, läksin niisugune 30 kanti lubab iga päev vähemalt, pühapäeval näitas Olbias isegi 33, ilmselgelt ralliautos on veel kordi palavam ja selles mõttes tuleb siin päris ränk sõitjatele ja autodele, sest need teed on ju ka nagu on ja kui siin iga autoga võib kuskilt jälle mingid kivid välja tulla ja et siin on päris korralik katsmus ootab ees, pluss ju eelmine aasta oli siin nii jälle sprindiformaat, et reede pärastlõuna hakkas ja 250 kilti ja nüüd on niisugune korralik 3 täispäeva jälle, et kulund väljend, aga midagi lihtsalt siin ees ei õhtu. Eks seal on selle Sardiinia ralli see võlu on ka vist see, et tõenäoliselt läheb sinna viimase katseni välja, et on kuidagi jube tihti on alati see Sardiinia ralli olnud, et seal viimasel katsel kuulsal Porto San Paolol on alati midagi juhtunud, et selles plaanis üsna omamoodi, et võib-olla Poom, sa võid öelda, kuidas see nii on, et see Sardiinias neid vahesid üldse ei ole siin tipus viimastel aastatel tulnud, et mitte päris üle aasta niimoodi, viimasel katsel otsustatakse esikoht, lõpuks on 0, asjadega mõõdetakse neid vahesid, et miks see Sardiinia selline? No ega täpselt ei oska öelda, aga
aga ta on, tegelikult eelmine kord ka rääkisime põgusalt Sardiinias siis Portugali ajal, siis ta on sõitjate üks, ma julgeks öelda, et enamus sõitjate üks meelis rallis, vahet ei ole, et ta on nii raske ja keeruline, aga kogu see kliima, äge maastik, täiesti teistmoodi ralli ja sealt ilmselt ka tuleb see, et keskmised kiirused jälle ka väga suured. Aga pigem võib-olla üllatav on see siis selle asja juures, et need autod ka on ikkagi seal eesotsas ära kestnud, mida alati, ka Otil pole alati kestnud, aga ma ei tea, nii on, kõigil meeldib panna seal ja kui autod kestavad, siis on vahed väiksed. Ruus räägi siis... Peale Kalle Rovampere. Ja peale Kalle Rovamperet, sellest me jõuame rääkida, aga sul räägis oma ajatava ka, et täna Eesti järgi kell 2 on see testikatse, et sa vist enne neid rallisõiteid ei näed või peale seda testikatset, ma saan aru. Mis üritusi veel seal tehakse teile, mis su see üldse tänane päevatava on, et tavaliselt me oleme hiljem teinud, eks ole seda saadet, täna proovisime selle hommikuse särtsatama teha kohe. Jaa, ma siin paralleelselt proon ise veel ühte lugu nokitseda, ma liigun sinna ja see meediatsoon on õhtupoole alles peale testikatset veel paar tundi, et ja siis õhtul on siin niisugune tavapärane, et autogrammid ja niisugune nii- öelda ametlik ninn veel. Ja siis homme läheb nii- öelda ralliks, et siin ongi niisugune, ütleme, kerivalgus ja siis homme hakkab täisooga pihta kõik. Aga võtame sinu kokku võib-olla sellise, vaatame korraks eestlaste rallile, et vaataks sealt hoopis Rally 2 alustaks sinuga sel korral, et Rossell, Solberg on suurtest nimedest kohal, Triasin jah, aga võib-olla ei ole see nii esinduslik see rivi, nagu siin mõnikord on olnud, et pole Greensmiti, pole paari tippu veel. Kuhu see üldse paneks nüüd, et Virvesel läheb, hirmsasti lähed saja, et ta nüüd ühe korra selle masina koju tadooks, eks ole, et tal on selles mõttes kuidagi, ma ei teagi, kas sa paneks talle sellise ootuse, paneks kohaootuse või finišisse tulemise ootuse või kiirusootuse, et kuidas see üldse... Jah, sina paned sihi ette, sina oled Kaspar Ruuskuulus, sina ütle, mis ta eesmärk on. Puhtalt konkurentsi ja taset arvestades tahaks top 5 võiks ikka tulla, et siin Greensmit on pulmas vist ja tegelikult Solbergi ka punktidele ei sõida, et tema teeb siin praegu nii enda lihtsalt Rally 2 rallit, aga arvestus, kus aasta on andnud, tahaks lõpuni tulla. Ma ei tea, lõpuni tulla ja mingi top 8 või seal, et kui siin on olnud 2 korda varajane katkestamine ja Rootsi ralli läks ka nagu lõppkäest, et saaks kõigepealt nüüd selle mingi, ütleme top 6, et saaks nagu lõpuni ja samal ajal ka siukse viisakama tulemus, et top 6 võiks ära tulla küll. Ja Jürgenseni puhul, õnneks see, tal ei ole nüüd nii-öelda siuke ralli, kus ta on täitsa esimest korda nagu Portugal või Kanaarid. Aga kas see tähendab ikkagi, ootused on ju selle võrra suuremad, et tegelikult kui eelnevatel rallidel võis öelda, et ma olen Portugal, näed, ma alles õpin teid siin, siis ega seda vabandust tal Sardiinias küll ei ole, et siin vist seda, ma ei tea, igal ratsel 15 sekundit, see oleks juba natuke pahandus või? Jaa, see ma arvan, see oleks palju, et ta on ise ka varasemalt intervjuus öelnud, et nendel rallidel, kus ta on varem käinud, et seal saab nagu veidi optimistlikumalt peale minna, et ma ei teagi, top 10, top 8 või, kuigi siin osasid niimoodi ei ole, aga ega see 2 nimekiri ises paha ikka ei ole. Aga jah, natuke tahaks võib-olla või ütleme osadel katsetel siukest head, ütleme, tipule võrdlemisi lähedast aega või midagi siukest ootaks küll, jah. Ennusta siis mulle päris ralli, nii-öelda ralli ühtede, ennusta mulle siis esikolmik ka, et väikeste põhjendustega, kes võidab ja kes seal selja taga tulevad? Ma arvan, et see soosikud on siin ikkagi Neville, Ogier ja Tänak, et Elfinit ja Kallet ma väga ei usu, nad on esimestena rajal, nad on mõlemad on pessimistlikud ka olnud siin viimasel ajal ja Sardiiniaga suhtes, et tagant võiks Formeau tulla äkki, teoorias Katsuta, aga kuni nad ei ole esimest. Kuni nad ei ole esimest. Ma ütlesin teoorias. Kaua sul eile läks?
Okei, teoorias võiks formoo tulla, punkt. Sellega nõustume. Aga no sa pidid mitte rääkima, mis juhtub, vaid sa pidid ennustama. Ütleme nii, Tänak, Ogier, Neville. Ära ilus ennustus, ma arvan, ma siis enne midagi sellist pannud. Ja viimane küsimus, palju siis õlu maksis väljas, kui ta rallis oli? Või oli söök oli kallis? 7 on poolene. Oi, see on see Ihnuusa, kas see on see kuulus Pirra Ihnuusa või? See, kus see punane joon jookseb üle või? Või see on üks mu lemmik? Ei, see on Pirra Moretid ja asjad on siin. Ai, Ihnuusa, ma peaks ikka Toda konkreetselt ma ei ole... Ei, ma... väljas otseselt seda ei näinud. Okay. Ma viimati mekkisin ühte Poola õlut ja kast maksis 13 eurot. No kast, sa jood ainult kastiga. Kui sa oled see, vaata all-in mees, vaata, kui juba, siis juba, et siis ikka kastiga. Ühe kaupa ei hakka astuma. No proovi siis ikka see Pirra Ihnuusa ära, see on ikka Sardiini oma see õlu, see on päris hea. Aga eks, mis seal ikka, sa pead varsti nüüd liikuma hakkama ja kirjutama hakkama, et me nüüd ütleme sulle nägemist ja siis me räägime Roland Poomiga nüüd, vaatame sellele rallile otsa täpsemalt. Jah, teeme nii, jõudu teile. Tšau. Nii, Poom. No nii. Kuule, alustame samamoodi, nagu sa Kaspariga just alustasid. Ma ei hakanud siia vahele väga palju seletama. Räägiks selle WRC2 loo ära tegelikult. Nii, räägi. Et siin oli Kaspar natukene nagu lahja minu meelest. Natuke oli lahja Virvese teemal. Et mis ta ütles lõpuks, top 6 või? Ja. Et tegelikult vaatame korra kiiresti nimekirjale otsa. Siis kes meil on? Sa ütlesid, et on meil Rossel. Jan Solants eelmine aasta Sardiinias oli 3. mees. Kindlasti võiks kiire olla. Siis on meil näiteks, keda me võiks arvestada, kes on selline tempokas. Kreasin. Jaa, Kreasin. Ta ei sõida punktidele vist või? No okei, see on jälle see, et me peame mõtlema, et kuidas me seda räägime. Ja Lindholm on võib-olla. 3 on koos, Lindholm 4. Ja siis on Heikila, Joona on sellised, ütleme, vahepeal panevad, vahepeal ei pane tõenäoliselt. Ja okei, Solberg on ju, 5 meest. Ja siis võikski olla nagu Virves 6. Ma ütleks, et kui Virves on best of the rest, siis on nagu lahjalt pandud tegelikult. Et ta on tõestanud küll siin ära, et ta on ikkagi suudab seal vähe rohkem, kui olla best of the rest. Et tegelikult julgeks pakkuda ikkagi poodiumit. Ja ei olgem ausad, eelmine aasta ta sõitis Sardiinias nii, et ta tuli selle peaaegu aastase pausi pealt või 3 5. 6. No vähepole oleneb, kuidas sa arvestada, et ta oli 6, eks ole, see oli see aeg, kus ta nagu üldse nagu polnud sõitnud ja nagu lihtsalt alles pluss kätt soojaks saada. Uus meeskond, uus auto, aasta aega polnud sõitnud. Ma olen selles mõttes olen päri. Aga lähme siis vaatame sellele rallile otsa, eks ole, tõepoolest eelmine aasta võime siis meenutada, et Ott Tänak rääkis seal finišis juba, kuidas ikkagi näed, et rallivõit läks käest ära ja kõik jama, et teine roht rahju ja siis samal ajal tuli Ogier kohale selle tühja rehviga, see oli eelmine aasta, ja Tänak võitis. Ja siis oli selline hüppas sinna, tõsine rõõm oli ja selles mõttes oli näha, et selline tergendus, et anna olla. Mis siis veel, 2019 oli, kui Tänak oli nii kindel võitja, et seal polnud küsimuski, et ta võidab. Ja siis pool minutit, mis on Sardiinia kohta rets vahe, seal oli, ja siis läks roolivõim äkki? Ja oli jah, roolivõim. Siis mis siin veel oli, 2018 oli see, kui oli Ogier Neville oli 0,8 sekundit lõpuks, üks läks teisest mööda ja siin mingi aasta, mitte väga ammu oli ka see, kui oli esikolmik oli 6 sekundi sees, et on üks ralli, et olgu, kas see Sardiinia meeldib või meeldib, ta on nagu sellist draamat ja põnevust pakkunud alati, et ta on selles mõttes hästi silmapaistev ralli tegelikult. Mina ei mõista, kellele ei meeldi Sardiinia. Kas on keegi, kellele ei meeldi Sardiinia või? Ma tean ühte meest, aga räägime sellest hiljem. Alustame seda algust peale. Ma tean ka seda meest. Et lähme stardi järjekorras, räägime, mis nende meeste eesmärk võiks olla. Elfyn Evans, Portugalis ei tulnud see esimesena teepuhastamine üldse välja ja kõik mehed, kes seda reket seal kirjutasid, ütlesid, et siin viimati, eks ole, vihmasadas ei mäletagi, eks ole, et selles mõttes, et teed on nagu nii kuivad, kui üldse saab olla, teed on nii, et seal nagu küsimus ei ole selles, et pigem on küsimus selles, et palju see Evans kaotab, et kas on
30 sekundit, 45 sekundit, et mis ta suudab päästa endal laupäevaseks selleks stardikohaks, et temal on nagu see oht on päris reaalne, et sa nagu puhastad teed, eks ole, reedel ja kui sul läheb ikka väga halvasti, siis sa pead hakkama laupäeval ta puhastama, siis on terve ralli pekkis, siis on Jaa, no ütleme praeguses seisus pigem tundub see stsenaarium realistlikum, et ta ei suuda tegelikult midagi väga ära korraldada, kui just ei hakka juhtuma teistel midagi. Sest üks aasta oli, kui ma nüüd peast aastat ei ütle, oli vihma tuli Sardiinias ja Kalle Rovampera esimesena startides suutis ennast kolmandaks sõita, aga see oli ikkagi nagu vihmastes oludes sõidetud Sardiinia. Et ma arvan, et sellised olud nagu täna on, Evansil ei ole seal ei ole mingisugust šanssi tegelikult, ainuke võimalus on see, kui hakkab midagi juhtuma teistel. Et selles mõttes on tal räme lihtsalt selline kulgemine, lõpuni tulek ja lootmine, et siin midagi võtta oleks ja siis pühapäeva punktid on ainukesed, mille peale ta tegelikult saab mängida. Et siin muud strateegiat tal minu silmis küll nagu olla ei saa, see eestulek Sardiinia on raske. Jah, tal viimasel 3 aastal kohad on siis alustades kaugemast, et 2022 40 ehk katkestamine, Tuna mullu 4, mullu 4, et tal ei ole see, nagu see Sardiinia ei ole miski pärast, ei ole ka tema selline nagu sellise väga säravate rallide seas, et sellist nagu suurt pauku nagu ei olegi, et ja ju varasematel aastatel, ütleme see eelmise aasta stardikoht võis peast jälle pakun võis seal kuskil 4 olla, midagi sellist, on ju. Et olid nagu kõik võimalused teha suurt sõitu, aga ei tulnud. Ei tulnud, jah. Et ei, tema puhul on nagu siia panustama ei hakka, see on ilmselge, et ma arvan, top 5 on isegi nagu selline juba, kõvasti pakutud, et eks see Portugal oli hirmutav ja eks see, ma ei ole ta Evansi saanud vahepeal testida, et seal oli ka, et mis nüüd see sama Colin Clark käis seal rekki eel või järel või et mis siis teistmoodi on, sest oligi, et pean lihtsalt parem olema. Selles mõttes autod sa ei ole vahepeal timmida saanud, mitte midagi teha ei ole saanud, et sa tulebki täpselt samast seisust ja eks see midagi fun ei ole. Aga jama ongi veel selle puhul, selle Sardiinia puhul see, et see ei ole nagu ralli, kus me oleme näinud, kuidas Sebastian Ogier aastaid esimesena startides ikka poodiumil lõpetasin, aga Sardiinia ei ole see ralli, kus seda on nagu realistlikult võimalik teha lihtsalt. Et nii tema puhul on. Teisena rajale minev mees, see on huvitav. Et Roomapere nagu tegelikult on korduvalt öelnud, et talle lihtsalt ei meeldi see ralli. Ma loen sulle ette 2022, kui ta tuli esimest kord maailmameistriks kohad näiteks. Et Monte Carlo 4, Rootsi esimene, Horvaatia esimene, Portugali esimene, Itaalia 5, Keenia esimene, Eesti esimene, Soome teine. Selles mõttes, et ise see hooaeg, kui ta võitis kõik ja ta oli nagu maailmameister juba, suve lõpuks oli juba maailmameister. Ainus koht, kus tal üldse välja tulda, Itaalia esikoht ja värgid. 2023 kolmas, seal oli ka ja eelmine aasta ei käinud üldse, kui ta pani poole kohada, seepärast mis sa räägid kohast, kus sul ei meeldi. Ja enne seda on sealt kirjas katkestamised ja üsna kehvad kohad, et tal nagu 2023 kolmas koht ongi nagu ainus selline... See oligi see vihmaga, kus ta sai nii-öelda kerge eelise või siis see puhastusefekt kadus ära sealt, enne. Et on seal üldse loogika, kuidas talle, ta ütles, et talle lihtsalt ei meeldi, aga miks? Ma räägin, kui ei meeldi, kui midagi ei meeldi, see nagu ei ole, lihtsalt mingid rallid on, kui sul ei meeldi, vahet ei ole, sul võib auto hea olla, kõik võib hea olla, stardipositsioon hea, kui ei meeldi, sa ei saa nagu seda rütmi kätte nendel teedel, sa ei saa sellele tee loogikale võib-olla pihta. Sardiinia on hästi selline, täiesti omamoodi ralli selles mõttes, et see kitsas, tegelikult on ta kohati päris kiire seal nende kitsast, et visuaalselt võid vaadata küll, jube aeglane tee, aga nende kitsaste üle nukkide, mingid teravad kalju ääred kuskil, et hästi ülitäpne sõitmine. Ja autod on ikkagi päris suured ju tegelikult, et siin seal ära mahtuda, ei ole lihtne. Et ma ühtepidi mõistan, miks talle ei pruugi see meeldida, ilmselgelt talle meeldib lajatada, siin kuskil Soome ja Eesti teedel pigem on ju. Et selles mõttes täitsa mõistan, et sellise madala keskmise kiirusega rallit sõita, järelikult ei ole tema cup of tea, ei ole midagi teha, aga ma usun, et täna on tal nagu ikka tummine missioon, mida tuleb teha. Olgem ausad, teiselt kohalt ei ole parem start, ei ole, aga ma tegelikult ma usun, et selle teise positsioon, ei ole väga palju parem start kui esimeselt, aga ta suudab ikkagi Evansi üle sõita, olenemata sellest, et talle absoluutselt ei meeldi see.
aga sealt teine stardioht on ikka vist selline, et Formool tada on ikka jõhtreilis. Peaks olema ikka jõhtreilis, jah. Räägi see ilma osas, kuidas ta on sõita 35 kraadises ilmas, kuidas sa üldse seal ellu jääd selles autos, et seal see on ju põhimõtteliselt istud saunas ju? No jaa, see on ikka raju ja ma arvan, et ikka tembid võivad seal 70-ni küll ära minna. See on rindel juba vist. Et no see on, ma võin tuua mingid näited, et mul on nagu rallipäev olnud ka sellise 35 pluss tembiga MM-ralli, 5 liitrit vett, ühe luubiga, ära juua sisse niimoodi, et põiel ei käi kordagi. Et kuskilt see vesi tuleb välja ja siis katsete vahel võtad oma tulekindla pesu ära ja väänad sealt vett välja lihtsalt. Et no see on sõitjale raske ja eriti võib-olla raske on ta just sellises Sardiinias, kus sul on kogu aeg rämedalt võimlemist ka seal rooli taga. Et minu näide on näiteks Soome näide, kus tegelikult ikkagi on pikkasi sirgeid. Saab korral lihase lõdaks ka lasta rooli pealt. Aga Sardiinia selline pidev kruttimine näite, et eks see on ikkagi veel korda 2 raske nii-öelda minu sellisest kõige kuumemast rallist, et need peavad olema füüsiliselt ja mentaalselt tugevad, ega seal ei olegi midagi. No selles õnneks, katsed on pikad, aga et on sellised 6 ja 4 on, et katsed ei ole metsikult, et on selline, ei ole umbes nagu siin Portugalis, et 10 kiiruskatset, et alustame 8 ja lõpetame 10 õhtul ja et on natuke inimlikum on see asi. Kas Sébastien Ogier stardib 3. MM-sarja 3. mehena, kas sealt on juba võimalik 3. kohalt arvestades, et räägitakse, teed on üliautus, mitte autus, vaid ülikuivad ja puhastamist, kas 3. stardikoht on juba see, kus me hakkame rääkima nendest meestest, kes on võimelised võidule sõitma või? No tegelikult nagu hinnatakse see 3. võib-olla pole ideaalne, aga Ott Tänak on 4, et tegelikult see tihti peale öeldakse, et see 4-5 ongi selline sweet spot, et edasi juba võib hakata rohkem katki minema ja sealt nagu hakata mingit teistpidi kaotust tulema. Aga ma arvan, 3. on juba ikkagi konkreetne jälg ees. Ogieril, ma arvan, sellist ilmselgelt me kuuleme seda, et tee puhastub. No kindlasti puhastub, aga tegelikult selline enam-vähem puhas jälg on olemas, kus sõita. Et sealt kindlasti juba on võimalik midagi ära teha. Et nii ta on. Ja Ogeri kogemus ka, nagu ma arvan, et ta suudab juba 3. startides oma kogemuse kõik juba maksma panna. Et kui panustada Ogeri top 3, siis on kindlasti õigustatud panustus. Et see miski pärast, et ole Ogerile see on pigem ralli, mis nagu sobib. Et kui me, mis ta on 4 korda võitnud, ta vahepeal võitis kõik asjad, aga pigem räävad, et eelmine aasta viimasel katsel see läks esikoht siin 2021, et ole, kui viimane MM-tiitel tuli, kus ta ei olnud ülivõimas, seal oli esimene. Et tal neid Sardiinia õnnestumisi on ta 4 aastatel, kus ta ei võitnud kõiki etappe, et me räägi siin 2010 mingi Volkswageni aegades, siis ka hiljem tegelikult on neid tulnud, et talle, ta vist ütles ka, et see oli see ralli ikka kohe kalendris, et sinna tahab sõita. Kusjuures huvitav on see, et ega ta ongi valinud ka ju need nii-öelda rasked rallid see aasta, et saan aru, et ka Kreeka on minek. Eesti, Soome jääb vahele. Aga see on ju tüüpiline. Et tundub, et see kiire, aeglane, raske ja tehniline on see, mida ta viitsib veel teha. Ja see pakub ka mingisugust põnevust tõenäoliselt sõitjana talle rohkem, kui seal 2 sotiga metsa vahel lajatada, et nagu ta siin kurdab, et juba vana ja tegelikult on nagu perega kodus, et tahaks nagu pere juurde minna ja tervena, et siis on nagu aru saada, miks need valikud sellised on. Aga ülipõnev saab see tegelikult olema nagu Rovanpere ja Ogeri võitlus, et Ogier sõidab Rovanpere üle, ma selles ei kahtle ja Rovanpere suudab Evansi üle sõita, aga tegelikult on hooaeg sellises kohas, kus juba nagu hakkaks vaatama, et okei, aga kellele me siis hakkame nagu seda tiitlit lõpuks andma, et tõenäoliselt Toyota laseb kõigil lõpuni ära sõita ja mingit meeskonnakorraldust siin korraldama ei hakata, aga ühel hetkel on see olukord käes, kui kõik 3 meest paugutavad, aga taga on 2 Hyundai'd ka veel. Jah, see mõttes on naljakas eelmine aasta, kui sa ise tagasi, oli Lätis 2, Soomes 1. Ta tuli ütleb, ma ei taha sõita, et mõttetu ja hirmus ja mis iganes, aga tegelikult on kiire küll. Aga põhimees, kellest räägime loomulikult Ott Tänak, 4. mees, tegelikult vahe, eks ole, siin võib ka vahe Rovanpere MM-sarja 2. mehel on ainult 4 punkti, vahe Evansiga, kes tõenäoliselt saab, kui mitte midagi juhtu, nii juhtub, aga Evans saab nii väiksed punktid, et just kui on võimalus Tänakule, parem hüpoteetiliselt, ma arvan, et siit on võimalik see sama umbes 15 punkti vahet ära teha, Ott versus Evans. Ja miski pärast, et eelmine aasta Itaalias
võit, enne seda 2023 Puumara ratkestamine, 2022 jälle võit, 2021 jälle sisuliselt jatkestamine, et ja veel on, eks ole, siin 2019, kui MM-tiitel tuli, siis oli see esikohalt läks, eks ole, oli kindel võit, aga läks käest. Enne seda vaatame, et siin on ka veel esikoht M-spordiga 2017, eks ole, et oli vist esimene rallivõit oli Sardiinias. 17, jah. Et tegelikult... Sardiinias aasta varem vist oli 3. koht, viies oli. Ja 5 oli, jah. Aga fakt on see, et megalt sobib see ralli tegelikult Tänatule, kui, ja nüüd teeb see peamine, kui see masin vastu peab, et mis oli selle, mis iganes 3-tähelise lühendiga Hyundai tehnilise direktori jutt äkki peale eelmist etappi lõpuks oli see, et see masin on ehitatud kiirete kruusarallide jaoks, mis kergelt tõmbab selja igiseks, siis mina loen välja seda, et see masin on pole vastupidav. Et selles mõttes, et mis iganes see tähendab mingid jupid, mis pigem on pandud sellele, et on taaluvad vähem, kui on mega vastupidavad, eks ole, kui sul on selline laias laastus, eks ole, et mida me nägime ka eelmisel rallil, kust liialt paljud masinad tervelt läbi ei tuld. Sardiinia ei ole mega palju maailma kõige lihtsam ralli, et see kuskil kutlus on. Aga missioonil on täna kindlasti see, mis ta seal Portugalis tegi, see oli ikka jõhker. Ja kergelt see natuke, seal oli juba seda all-in vibe, et ma nüüd näitan, et ma lähen, kõik või mitte midagi, eks ole. Ma arvan, et see vibe on täna ka olema täpselt sama, sest Sardiinia on pigem ralli, kus ta seda teeks kui Portugal. Aga tegelikult võtame selle orientiiriks selle Portugal, mis oli, et mis seisus Hyundai on, siis tegelikult saime natuke tehniliste probleemide kohta ka infot, on, et ralli ajal juba saime selle info kätte, et Otil oli siis, mis seal nüüd nüüd on piinlik, just oli meeles, enam ei ole. Roolilatt oli nii-öelda kõveraks, mille tagajärjel siis roolivõim ka kadus ära, midagi sellist. Et tõenäoliselt on see selline asi, mida on võimalik kiiresti läbi mõelda, kas kuskilt on midagi võimalik tugevamaks teha, midagi kuidagi sättida, et ta peaks vastu seal Sardiinias. Usun, et see on saadud paremaks või vähemalt paberi peal on see lahendus paremaks saadud. Ja siis oli Formeau see ratast tuli alt ära põhimõtteliselt, on. Ja see ikkagi tuli välja, et seal oli lihtsalt mingid kulunud silla õõtsa mingid detailid kuskil ja tänu sellele see purunes, et ei olnud nii-öelda otsasõidu tagajärjel täpselt kuskilt, et ei olnud nii-öelda Formeau siis sõiduvigase. Ehk siis tegelikult need üli väiksed tobedad põhjused, mis siis 2 autot jälle nii-öelda maha võttis, on. Aga selle pealt, miks ma seda räägin, on see, et ma arvan, et see toob natukene tegelikult seda Hyundai vastupidavuse mõistes just seda enesinglust natuke juurde selle Sardiiniasse, sest need on asjad, mis on kiiresti tegelikult lahendatavad, ma arvan. Eriti see Formeau probleem ja Oti probleem samamoodi, ma arvan, et see on olnud selle vahepealse aja jooksul lahendatav, et insenerid on suutud midagi vähemalt mõelda ja proovida, et ehk on see parem. Võt ei tea, jah, see on see hea koht, et ei tea ja öelda, ma ütlen, et kergelt see ohumärk ma ikkagi... Hyundai puhul on alati see ohumärk. Et kui nad ütlesid, et masin on ehitatud pigem kiirusele kui vastupidavusele, mina loen välja see uus see, et siis on alati mure kohta. Ma ütlen, et kui... oleme ausad stardi kohta ka, et kui Tänatul masin peab vastu, siis ta on ikka selle ralli suur soosik. No tegelikult läheb ülipõnevaks, et kui me lihtsalt hüpoteetiliselt räägime, et Ott suudab võtta siit võidu alla 25 punkti pluss midagi. Lihtsalt hüpoteetiliselt, et mis see vahe Evansega on, aga siis tuleb Kreeka järgi, et siis jälle ei ole see stardipositsioon sealt hea. Samas, ma ei tea, Ožeeri ja Rovamperaga sõita ei hakka seda tegema, et võtame nüüd maha, et saaks punktitabelis olla nüüd järgmisel rallil, ma ei tea, tagapool, et see pole teema. Aga mis ma tahan öelda on see, et need järgmised 2 rallid võivad saada ülipõnevaks just punktitabeli mõttes, et mis saab Evansist ja kuidas ta, mis punktid ta suudab ära tuua, et kui ta peaks nendest 2 kummagi rallil põhimõtteliselt 0 ringi tegema, siis on tal ikka päris hapu seis. Üks mees, kes on väga hapu sel aastal, on tegelikult Thierry Neuville, et tegelikult kohad sel OL rallidel 6, 3, 7, 4 mis ei ole ei ole väga hea. Valitseva maailmameistri kohta. Valitseva maailmameistri kohta, et olgem ausalt, eelmine aasta oli seal vähemalt 1 võit sees, et ei olnud ka mingid suured juhad,
aga ma ei tea, nagu Neville'i puhul teiste meeste puhul vaatad siin ajalukku, mis nad teinud on, et Neville on ka siin kiire olnud, et see nagu vist sobib nende asfaldimeestele, see Sardiinia täitsa meeldib, et aga siis nagu just selle hooaja vorm või see on nagu rohkem nagu küsimus, et pole veel näidanud kordagi sellist maailmameistri roodu, et mine sa tea, palju seda, see on hea teooria, et äkki ta enam ei ole selline eelmine aasta oli 100%, vaata, ma pean ära võtma, nüüd on 99,9 äkki, et on nagu pingelandus, 15 aastat või 10 aastat pingeliselt taga on seda MM-tiitlit, nüüd on käes. Et võib-olla see kuskil see mingi see 0,05%, et see on tulnud nüüd ikkagi mängu, et vabalt võib olla ja isegi niimoodi, et ta ei teadvusta seda endal ise, et see täiesti vabalt võib see nii olla, aga tegelikult Neville'i puhul ideaalne stardipositsioon, kõik võiks olla nagu hea, me teame, et Hyundai tegelikult sõidab nendel teedel, olenemata, et nad ise ütlevad, et see auto on kiiretele rallidele mõeldud, aga nagu tegelikult jälle kõik on käes. Ja siin Neville ei ole kiire, siis on selles mõttes on ikka suur küsimärk, et Portugalis oli ka stardikoht, ei olnud, ta oli ikka kõige tehvem, selgelt kõige aedlasem Hyundai, jättes kõrval kõik katrestamised asjad, eks ole. Et tegelikult ta peaks siin sõitma, nagu igal juhul ta peaks siin sõitma, siin pole mingit küsimust, et kui päriselt tuleb Formao ja sõidab ta üle, siis on nagu tegelikult nagu suur küsimus, olenemata sellest, et Formaal on veidi parem stardikoht, aga nagu ikkagi, valitsev maailmameister, rohkem kogemust, kõik jutud, see nagu mängib rohkem tegelikult, et 5 versus 7 stardipositsioon, me ei saa öelda, et see nagu ma enne ütlesin tegelikult, et ühel hetkel on see, et see tee hakkab juba nagu katki minema ja teistpidi nagu ei ole see enam nagu see puhastusefekt nagu nii määrav seal. Neville ütles ka, et talle meeldib, et see on mõnus sealt, tuli kopteriga sealt Monacost, üle mere, mõnus oli kohale tulla ja kõik tore ja nii elulill, et väga näost ära ta ei olnud, et Tatomoto, Kaspar Uusi meeles siiski üks võidusoosik või liialdades. Aga olgem ausad, Tata ralli see võiks olla. Tegelikult jätab naljad kõrvale, võiks olla küll, tegelikult võiks. Ja võib-olla isegi tahaks öelda, et peaks olema, et ma ei tea, sinul on statistika ees, mis on ta varasemad tulemused? Eelmine aasta ratkestamine, üle-eelmine aasta ratkestamine, üle-eelmine aasta 6 ja siis enne seda 4. Et ja 2020 oli Itaalia ralli Monsas, seda me ei arvesta. See mõttes ei ole isegi olmikus olnud, vastupidiselt osadele asjadele. Ratsa-aastat on läinud see, Ratsa-aastat järjest on nüüd laias laastus juhtunud nii, et Portugal läks pekki ja siis läks Itaalia või õigem Sardiinia tuleb pekki, et tal ei ole midagi näidata, et ma teeks sellise asja kiiresti, et entry list Takamoto Katsuta, kui me võtaks kiiresti näiteks eelmise aasta käiks kähku tulemused üle katsete mõistes, et kas, mis ta oli siis, nii. 4, 6, 3, 6, 7, 7, 7, mul igast kordagi polnud vaikust, 5, 4, 5. Jah, selles mõttes, et ei olnud nagu seda vurtsu. Ei olnud seda vurtsu sees ka katset, et kui me siin lõpptulemusi võime öelda, et ta katkestas, nagu kui oleks vähemalt kiirust taga, oleks teine lugu, vaatame üle-eelmise aasta ka, siin juba nagu lubab rohkem. Küll superralli jälle kohe, SS2, 11, 6, 3, 9, 6, katselt 1 katsevõit SS3-lt. Ütleme, ei julge kohe midagi talle pakkuda. Ei julge, jah? Ei saa, lihtsalt statistika ei luba talle midagi pakkuda. Ja nii kahjuks on, Üks meest, kellelt ühest küljest üks palju oodata, teisest küljest on, pole temagi. Pole tegelikult Itaalias vist ikkagi või Sardiinias, vabandust, kohal ei jõudnud tegelikult heal kohal. Et eelmine aasta 14. See tähendab ka sisuliselt, eks ole, mingitel kiiruskatsetel katkestamist ja enne seda katkestamine ja katkestamine. Härra pole kordagi Adrien Fourmoost on jutt. Lõpuni jõudnud. Kes selles mõttes on ikkagi kohas, kus nagu nüüd on vaja kohale tulla. Et selles mõttes need jutud on ikkagi läbi, et ma nüüd lähen siin panema ja MM-tiitli eest võitlema, et nüüd on vaja, kurat mees, nüüd pead hakkama punkte tooma, et ta vist ise ta on kuskil mingis intervjuus või mingis pressiteates ütles, et nüüd on vaja hakata punkte tooma, et selles mõttes, et mitte siin
Ütleme, hooaja algus sai natuke vist suure hurraaga peale mindud tõesti. No, see on õige. Ei, nõus, absoluutselt nõus, sest tegelikult ju kõik lubas see Monteelne ralli, kus Roompere sai kalendriga peaaegu, on ju. Ja kõik nagu tempo on, kõik on ja lihtsalt nüüd on see hetk oligi käes, mida M-spordis ei olnud väga, et paar korda oli, et see sõiduvead, tehnilised probleemid, et see kõik on tegelikult paras foppa olnud seda hooaega arvestades, aga sellegi poolest 44 punkti tänaseks ja kiirust on näidanud, me ei saa öelda, et ta ei oleks kiirust näidanud. Ja ei, see on, ma ütlen, et Itaalias või Portugalis ta oli tempo oli mega. Tal oli tempo oli mega ja masin ei läinud, eks ole, ei purunenud ta enda süül, mis on väga oluline. Et siin tegelikult võiks ju loota kõrget johta. No absoluutselt, ma räägin, et kui Neville on praegu, ma hindaks, ei julge nagu pakkuda, et ta on selline nagu võib-olla hiilib seal kuskil top 3 lähedal, on ju. No ei tea, võib-olla suudab üllatada ja lajatada siin korralikult, aga millegi pärast sisetunne ütleb, et Formua isegi kui ta nagu läheb teadlikult, et me peame auto lõppu tooma, siis me näeme siit aegasid, aga eks on, et tema puhul ilmselt tuleb väga hakata nagu maa peale meeskonna poolt tooma, et too see auto lõppu nii ja ei lähe võitlema seal poodiumi peale kindlasti, et tähtsad on pigem kindlad punktid, pigem 4.-5. koha punktid, kui auto jälle kuskil tee ääres. Ega nii tegelikult on loll olukord, vaata, kus sõita võiks sõita, aga kuna sa oled siin nii palju järjest juba ära... No, see on ju see rallisport, et... Nii on, jah, nii on, ega midagi ta sai, mis ta tahtis, ta sai võrdsetel alustel hooaid alustada. Ei olnud tiimikästlusi, olidki võrdne nagu Neville ja Tänat ja nüüd on 5 etappi sõidetud ja sul on 2 korda vähem punkte, siis on 2 korda vähem punkte, et nüüd ei ole ju asi selge. Nüüd on sinu töö auto lõpuni tuua ja nii on. No üks mees, kelle tegelikult võiks ikkagi oodata nüüd. Kui nüüd ei tule, siis ma ei tea, anname võib-olla puhtust, et mees, kes minu aasta oli 6, Ralli 2, ta oli Ralli kotrates 6, et seal tõmbas Munsterile ja asjadele ise koti pähe, aga seal olid muud jamad. Aga jutt on siis Sami Pajarist, kes oli siin mullu ülivõimas, on siin sõitnud, on asju teinud ja kuidagi tema vist sai testida ka vahepeal, kui ma nüüd ei etsi ja kuidagi ma sain aru, et ta siin tuleb panema ikkagi. Mitte selles mõttes, et ta ise nüüd panema, aga see ralli eelne jutt vähemalt ei olnud see, et ma nüüd tulen siin läbi tõristama seda. Et siin on kogemusi, siin on kõike. Et kui nüüd sul on ideaalne stardikoht, sul on ralli, kus sa oled olnud tegelikult kiire. Kui sa nüüd Pajari siin ei tee, siis hakkab juba nagu küsimused tekkima, mis valesti on. Oleme ausad. Et see mõttes, et just eelmine aasta, me kõik ütlesime, et see vend väärib ralli üks autot, oli kiire. Ja see aasta seni on mitte midagi, eks ole. No see on tobe olukord, tegelikult on ta nagu kindlas positsioonist, on Toyota meeskonnas, ässad kummardavad, on ju. Et aga miks seda nagu tehakse niimoodi, et siiamaani nii palju, kui vähemalt on aru saanud, et öeldakse, et tule sina lõpuni vaikselt rahulikult kogu kilomeetrid, kurat, kaua neid kilomeetrid kogud, et tegelikult on see ju see ei ole nagu sõitjale ka hea, kui sa kogud terve hooaja ainult kilomeetrid, et siis nüüd tuleb aasta 2026 ja nüüd hakkan lajatama, siis me näeme, mis siis hakkab juhtuma, see on teistpidi pinge. Et tegelikult ma olen jumala nõus, see peaks olema ralli, kus võiks kiirust nüüd näidata. No siit edasi, Itaalia, Kreeka, Eesti, Soome, kõik on sellised, et ma isegi ütleks Savi, kui finišisse jõua, kallis ja ma saan aru, et mul lihtne öelda, tegelikult on mingi miljoni lats, et sa ole aga selles mõttes see on mine ja pane, et selles mõttes, et mul on Bajari osas mul on läbi hooaja olnud suured lootused, mida ta on alt vedanud ja nüüd mul on taas tärganud. Ma saan jälle kõrvetada, ma juba tean ette. Ma arvan, et Bajari siht võiks olla see, et ta suudab Katsutas kiirem olla. Ma tahaks isegi rohkem, et ma tahaks ikkagi näha sellist poodiumeitlust. Ma ei tea, kui reaalne see on, aga ma tahaks juba näha sellist, sul on tuled sealt tagant. Autoga kogemust on juba, on ju? Furmooda võiks ju võidelda, tegelikult, mitte Katsutaga, vaid Furmooda ikkagi. Jah, ei tegelikult ei, selles mõttes on nagu õige mõte, et siiamaani on saanud seda kilomeetrit koguda vaikselt, ilma pinget, kõik on hästi, et nüüd, kus on ralli, kus sa oled ikkagi nagu ralli 2-ga sõitnud, sellist tempot, näidanud head tempot, et siis nüüd võiks olla see koht, kus siis proovime. Miks mitte ju? Et igati nõus, et siit tahaks Samilt ikkagi midagi tahaks nüüd Sardiiniast näha. Ja eks me need
ralli või Puma ralliautodega sõitjad võime võib-olla võtta kokku. Võtame kokku neid ja nendest on eraldi nii raske rääkida. rääkida. McErlan ja Sesks, oleme ausad, see oli vist miljonär, kes ütles, et kurat, selle autoga annab sõita küll. No see et seal vaata sõitjad, tal viskas nagu üle või see, tavaliselt avalikult niimoodi ei öelda, et mingis intervjuus ütles ka, et nagu poisid, come on, et selle autoga võimalik kiiresti sõita, et siin ei ole, neid vabandusi nagu liiga palju, et päris nii ei saa tulla iga ratsa finišisse, et kuule, see Ford on ju, nii keeruline ja nii aedlane, et ei ole teha, et siin mina sain aru, et siin tuli ikkagi kõrgemalt poolt signaal, et poisid hakkavad nüüd panema, et aitab. Ei, no õige, tegelikult on õige ja mulle tundus ka, et juba nagu mugavaks, et lõpuintervjuud tegelikult läinud, et kui sa saad seal nagu rämeda kalendriga ja siis vanad ütlevad, superkatse oli, mega hästi läks ja siis on mingi 30-40 sekki kaotust. Et tundus, et mingil hetkel on poisid seal natuke selles mugavustsoonis, kus nii-öelda annavad mõista, et meil oli superkatse, aga see auto ei liigu. Et tegelikult ju liikus küll eelmine aasta. Ei, et see on, et... Ma saan aru, et ega Hyundai ja Toyota on muidugi edasi see aasta liikunud, aga ta liigub piisavalt, et natuke ikka taga sõita oleks võimalik. Siin... Ma ei tea nüüd, Munster, McErlan, Sesks või Serderidis, et kes neist parimal kohal lõpetab või mis sa arvad, kuhu maani, kas nad on, mõtlen ilusa küsimus, kas nad sõidavad jälle ainult omavahel võidu või neid näiteks nad keegi võiks Evansit. Sul on see, Evans kaotab puhtalt selle stardikohad, ütleme 30 sekundit, 45 sekundit on ju, esimese päeval. Kas keegi neist edestab Evansit? Tegelikult võiks stardipositsiooni mõttes just, aga kes seda päriselt on nagu võimeline tegema? No Munsteril eelmine aasta oli jutumärkides parim tulemus vist, et oli küll hea, aga seal oli tagad, on ju. Et samas McErlan on nagu päris tubli olnud, ta on väga kiire õppija. Et kui me vaatame, mis ta oli Montes ja mis ta oli Portugalis, suur vahe. Ja Sesks, ma ei oska Seskist ausalt Sardiinias midagi arvata, ta on sõitnud seal, aga kindlasti need ei ole need teed, kus ta ju saab nagu näidata ennast. Ei tea, see on huvitav, et pole nagu sotti saanud tema nendest. Pole sotti saanud, mida ta suudab mitte kiirete rallis. Täpselt. See on naljakas, et tegelikult on saanud, on ju Rootsis, eks ole, sai nüüd Portugalis, eelmine aasta ja et on sõitnud küll. Aga me ikka teame seda, et Eestis ta on kindlasti kiire ja Soomes on ju. Enam-vähem. Aga mujal, mis ta oskab, ei olegi hea pilti. Aga vaata eelmise aasta Rally Estoniat, mida ta Rally 2-ga tegi, see oli piinlik. Seal ühest autost teis hüppamine, ma ütlen, et seal on mingid jälle oma tagad tõesti. Aga võtame need 3 ette, et Munsteri poolt, ilmselgelt siin on vaja nüüd midagi, sest Portugalist ta sai McErlani käest kõvasti, avaldati pikad artiklid, mis siis juhtus. Vastus oli Munsteril see, et Evans on ka siin 5, on ju, aga oli maailmameister. Ja mina võin ka kaotada vahepeal McErlanile. Et paberi peal nagu kannatab kriitikat küll niimoodi. Aga nagu tegelikult on ikkagi see, et kui starditi nagu põhimõtteliselt võrdsetes tingimustes, võrdsete autodega, siis McErlan oma väikse kogemuse pealt ikkagi ütleme nii, et Munsteril tõenäoliselt oleks võinud natukene piinlik olla. Natukene. Kuidas kas siin palju see refi teema üldse mängib sellisel rallil, et palju siin need ringid on, laias laastus on üsna selgelt on 60-sed luubid on, 60-sed 60 ja refivahetus, 60 refivahetus, 60 ja refivahetus, et palju siin see üldse mängima võiks hakata, et ilma muidugi mega kuum. Aga... Ma arvan, et refi strateegiad on päris sarnased kõigil, et eks seal tulebki lihtsalt küsimus, et kuna ringid on lühikesed, siis suurt traagikat ei ole, pigem hakkabki olema see küsimus, et kas refid Sardiinia kividele vastu peavad. Tahaks täna öelda, et Hankogi refid on väga head ja peavad ilusti vastu. Peavad kõigele, sa võid, ma räägin. Küsimus on, kas Sesksi refid ka vastu peavad? Sesks, ma arvan, et ütleme, refid raamat vist sel aastal väldin. Aga ikkagi veel M-spordi kolmikust, et Munsterit ja McErlanit oleme maininud, Sesksiga oli huvitav lugu Portugalis, kus Shakedownil lajatas, siis kukkus täiesti ära ja siis äkki oli pühapäevaks öeldi, et lähme Shakedowni settingutele tagasi ja siis jälle sõitis. Et väga huvitav saab
saab olema see, nüüd varsti hakkabki shakedown peale, on ju, et kuidas, mis autoseadistusega, kuidas ta nüüd siin nüüd see lähtepositsioon on, kus ta alustab. Kui see auto on hea, siis loodame, et seda nüüd ei näpita rohkem. Ja ta sõidab selle autoga, mis shakedownis hea oli ja ei ole iga katse vaja seal kogu aeg midagi mõelda ja näppida. Et lihtsalt sina noor mees sõida nüüd nii, nagu see auto on ja ära mõtle üle. Et kui see nii on, siis ausalt öeldes võib isegi temalt võib-olla mõtte siin suure veega, võib-olla midagi kohati loota mõned katset, aga mingi suuri ootusi, ma arvan, tema peale siin rallil jällegi pole pointi panna. See on huvitav, et Portugal piisalt sarnane, eks ole, et siin on nii palju küsimusi, et Evansi kiirus, eks ole, Rovampera, ta saab üldse selle Handkuti ja asjada siin lähiajal sõbrad, Villeneuve Chassiga hädas, on ju. Et seal tipus on ta sellised, et Tõit on hädas. Kõigil väga palju küsimusi on, tegelikult on, aga see on lahe, see teebki asja väga põnevaks, sest täna ta ei oskagi öelda, kes, oskame seda, et Ott on kindlasti tempo, võiks olla kindlasti tempos siis. See oli praegu professionaalne lause, et võiks olla kindlasti tempos. Et aga teiste osas on tõesti selline must maa, ega väga raske teha mingisugust head ennustust ausalt öeldes, et kõigil on mingid omad küsimused jälle Furmoo tagant, ma kujutan ette, et täiesti võimeline niimoodi lajatama, et Otiga vabalt võidu sõitma, jälle oma tagada, auto peab lõpuni jõudma. Auto peab lõpuni, ma olen selles osas natuke hirmul, aga see võib olla minu enneaegne skepsis, et loodetavasti lükatakse ümber. Teeme siis ennustused ka tiired ja siis me räägime, vaatame, mis on mujal maailmas juhtunud vahepeal on. Teeme. Ma lasen sulle alustada, kui sa soovid. Mida me ennustame, top 3 või top 5 või? Teeme meie top piteri 5. Teeme top 5. No peame Ott Tänaku panema esimeseks, siin pole küsimust. Põhjuseid on juba siin räägitud 46 minutit. Teiseks. Ogier. Ja põhjuseid ka on siin juba palju lahatud. Aga nüüd kolmas on küll huvitav, et Kaspar vist pani ka Neville'i top 3, me tahaks ka panna, aga et natuke põnevust hoida, siis paneme Furmoo kolmandaks. Mul on usk, oleks Furmoos olnud. Ma lähen rohe, teen oma esikolmiku ära. Hyundai kolmikvõit, pohhu. Ma tean, see on täitsa ebaloogiline, et kõik on valesti. Aga Portugalis masinad liiklused äkki peavad vastu, et tänad Furmoo Neville esikolmikusse. Furmoo, let's go. Ja kui ütleme, jääb 4-5 koht, siis ega head lahendust siin ei ole, et sõitjad on rohkem, keda kuhugi tahaks panna, aga Neville ja Rovampera, et Rovampera 5. koha peale äkki suudaks sõita teisena startides. Ei tea. Äkki nii on, aga samas jälle Sami Pajar, kes võiks näidata, peaks kuhugi mahtuma ja siis ütleme, ega see ennustamine ongi mõttetu tegevus. Tegelikult on keeruline. Väga keeruline panna. Mina ütlen, et võiks olla, see Hyundai vajab seda üht õnnestumist, kui siin ka jälle mingi itjaldus ja jama on, siis on ikka jama. Ma teen lihtsalt vahepeal, mis juhtus. Oota, ma segan vahele, et kui sa tahad Hyundai top 3 panna, nagu kolmikvõitu, siis ma arvan, et see ralli on kõige õigem koht, kus seda teha praegu. Jah, see peaks sest kui me lähme kiirete rallide peale, Ott paneb, no Toyotad on väga kiired, et siis juba enam selle peale ei mängi, et ma arvan, et see Sardinia, kui mängida üldse kolmikvõidu peale, siis see on koht, kus seda panustada. Ma teen sellise küsimuse vahele, vahepeal ta sõideti ERC ralli, Royal Rally of Scandinavia, Rootsis, Karstadis, ei ole üldse kaugel. Ühtegi eestlast ei olnud kohal, miks nii? Oled sa aru saanud? Meil on vist juuniorid sõidavad ainult ERC-deks, Jaspar Vaher ja Tiit. Aga see ERC vist üldse siin teist seda Eesti seda teist echelon, ütleme, siis ei kõneta vist, et meil on seal kuskil on ju just Gyonri mingid... Jaa, Urmo Aava ütles selle kohta minu eest ka kunagi hästi, et see pool, ta suhestus väga sellega, et kuhu siis nagu Rally Estonia liigub ka sõitjate mõttes, et kui sõitjate selge eesmärk on ikkagi alati MM-karussel olnud, et siis ka Rally Estonia eesmärk peab olema MM-karussel, et mitte tegema võistlust, kuhu tegelikult Eesti sõitjad nagu pole nende suur eesmärk jõuda, et eks ta on, kõigi suur eesmärk on MM-karussel ja suures rallis, ERC-s siis, ta on ikka niivõrd kulukas, et sama eelarvega siis juba ongi võib-olla loogilisem teha need mõned MM-stardid ja sõita kohalikku rallit kaasa, et
ja ERC-X ta on, see ei saa sellist tähelepanu kajastust, kõik jutud kokku, aga ERC juunior, miks ühtegi eestlast vist ei olnud, see ei olnud kalendris, see ei olnud juuniorite kalendris. Ma just mõtlesin muidu, et tuuakse tippralli Rootsi, et ikka... No jah, kes meil oleks, ega meil ongi ju need, kes meil täna siin MM stardis on, nendel on selge siht ainult MM karussell ja teisi meil ei olegi. Teised on noored vist, jah. Teised on noored ja sellised vahepealsed, kes MM-i võib-olla ei pane... No ma ei tea, meil oli Raul Jeets kunagi sõitis ERC-d näiteks ainult on ju, Ken Torn lõpus sõitis ERC-d, et need sõidud on sisuliselt nagu läbi on ju, et siis polegi seda meest, kes ERC-d seal Rally 2-ga sõidaks. Ja ta muud ei olegi suurt juhtunud, et... Kuule, see uudis ikkagi ju tuli või kas ta oli nüüd, see ei olnud ametlik uudis, see oli vist mingisugune kõlakas, et Oliver Solberg Toyota Rally 1-ga peaks sõitma Soomes. Mis see viimane aeg? Vaata, me Portugalis rääkisime. Ei, seal on ju, ma teame ühte mees, kes sinna ei tule, üks auto ju seisab niisama ja kui mõni suure moemaja võsut ei taha seda rentida, siis on ju muidu oleks ju täitsa garaažist tolmu. Täpselt. Et kui see Toyota deal ka tuli ju aasta alguses või eelmise aasta lõpus avalikuks, siis ju tegelikult kohe oli teada, miks see tuli, et mis põhjust on minna Toyotaga sõitma. Kui tegelikult laual oli ka M-Spordi Rally 1 näiteks, mis ei ole kindlasti nagu plaan A, on ju, aga plaan B sõita parima Rally 2 autoga ja saada mõned stardid Rally 1-ga kõlab hästi. Ja pluss tal on uus ilussoin, see on oluline. Mees oskab. Aga edasi ei olegi midagi, et siin vahepeal FIA ütles, et saab Malcolm Wilson saab tõenäoliselt, mitte pole veel öelnud, aga tõenäoliselt saab uueks asepresidendiks, kes hakkab see ralli juttu ajama tore ja ikka rallisari ootab promootorit ja Sainz tahab saada FIA presidendiks, seda nii ei saa. Et ma ütlen, sellist nagu põnevat muud elu on ikka vähe olnud, et siin on rallikalender on piisalt tihe, et sellised uue juttu, uue liikumisi, mis saab rallisarjast, see on kõik kuidagi hästi väike elus. Seda kuhu mingi liikumisi, see tundub nagu täitsa nagu juba, et meil pole meeskondasid sõiteid nii palju, et kes kuhu liigub, keegi ei liigu kuhugi. Ütleme, et ma tahan sõita, ära maksa mulle palka kas või. Et ma ütlen igast selline, et on selles mõttes kõik neid jutte, mida muidu võiks rääkida. Võib-olla on keeruline. Jah, et ütleme F1 suunas üks etapp on ära, siis jutt nädala jooksul on nii palju, et ära ei juba kuulda, et kes kõik kuhu lähevad, mida teevad, et eks see WRC sarjas selline vähe rahulikum. Jah, aga mis siis on? Algab reedel kell 10 hommikul hakkab esimene kiiruskatse ja tõmmatakse joon alla, ütleme, kell 7 õhtul hakkab viimane, peale seda teeme saadet ja laupäeval taaskord Eesti järgi kell 10 väga head inimlikud ajad ja väljartud pühapäev, mis on siis alustatakse väga vara. Kohaliku aja järgi 7.25, et võtta ei teadnud. Et seal pühapäevad on rummalised, pühapäevad on sellised hästi varajased tehtud. Jaa, no vähemalt Eestis, kui meil siin nädalavahetust lubab vihmast nädalavahetust, siis saame ilusat sardiine ilma vaadata. Oi, kurat, sa pead siin ka, sa rõõmustad rummalist asjadele, lubab vihma, farki. Aga okei, mul on tunne, et siin stuudiosse tahavad arsti juba tulla järgmised inimesed, mis tõmbame rulli peale, räägime taas homme õhtul, siis meil on esimene päev, 120 kilomeetrit tehtud, pilt ees, tõenäoliselt siis loodetavasti. Ja loodetavasti sündmuseid palju. No pigem loodame, et on see rahulik. Positiivseid sündmuseid siis. Jah, positiivsed sündmused, vaata õige, et päris seda ei taha, et siin seda nuttu ikaldust ja kõike seda. Absoluutselt nõus. Okei. Kuuleme homme ja siit tuleb pikem grill. Ikka grill, ikka hea hind, ikka grill, ikka hea hind. Kõik, mis vaja grilli peale või grilli kõrvale. Ikka Maximast. 6. käik.